Ohoo, teine episood algab. Siuke skämm. Tegelikult me lööme ühe lukku ja alustame teist. Nii, asjad sisse. Siin on mingid riiulid, laudasid ja asju ja ma olen rehviriiuli tellinud ja siis on vanast kohast on üks riiul seal teises bussis ja siin on veel Martini käest käru laenatud ja see käru on ka pilgeni asju täis. Nii et me saame justkui sisse kolida väidetavalt. Aga no see kolimine, ma arvan, see mitu kuud protsessi tegelikult, kui lõpuks kõik asjad paika saab, aga siuke esimene korralik andmine tuleb. See kolimine on imeline, see on nii lihtne. Kola, see läheb ilusamaks. Visioon on, sinna tuleb üks pikem riiul, siis tuleb see saepuruplaadist sein, selle värmi ära, siis tuleb keevituslaud, see läheb kõik ilusaks. See ei jää nii koledaks. See jääb nii nagu on, isegi natuke on ruumi. Siin tuleb rehvipunkti need reklaamid ja logod. Tegelikult oleks need riiulid orantsid olla. Nii, siis need poisid pusisid neid riiulid täna siin kinni. Siia neid tuleb juurde veel kuidagi. Nagu ei teinudki midagi, aga tegelikult sai palju tehtud. Nii et üks päev on möödas. Homme jälle poisid. Vaata, et ära ei kao kuhugi siis. Harjutust 2. Tanel juba viilib, ta läheb seda padelit mängima. See asendusmees peab olema. Kelle pingilt saadad sisse? Saad aigi siia? Jaa, kõik saate küll, jah. Tuleb tööd vägesid jaata. Kõik tahavad tulla siia varsti. Kurat, tööjõud on piisavalt reist, seda muret ei ole. Ma arvan, et me saame. Kuule, aga homme lähme ühte uudu kohta. Nii et sealt alustabagi. Selles mõttes, et täna on juba kell 10 ja homme kell 10 peab teises kohas olema. Nii et näeme seal. Vana inimestel on minu aeg praegu. On jah. Et teie saaksite öösel rahulikumalt magada, et kas teie Porsche on maha kantud või mitte, või kui te unenäos näete neid Porschesid, siis kui te hakkate endale neid soetama, siis kasutage Car Verticali. Saate teada, kas keegi on teinud Porschest, ma ei tea, saab veel väiksem auto teha või? Selle, Mini. No väga kole avarii. Ma tahaks teada, kas see on nüüd keskmootoriga ja kui enne oli tagamootoriga Porsche, siis nüüd on keskmootoriga Porsche. Selles mõttes, et jõhker kolarna. Eest on nagu tutikas, aga tagant mootor on ikka all olemas. Lihtsalt on tehtud smartiks, jah. Nii et kui tahate öösel magada paremini, siis enne auto ostu kontrollige, et ei võtaks põrsast kotis, kasutage vampiire ja sooduskoodi ja magate 3 korda lihtsamalt ja probleemivabalt äkki. Nii et tasub autod ajalugu uurida ja kõik lingid leiab otse loomulikult alt. No nii, uus päev ja me oleme tulnud siuksesse kohta nagu Benefit. Terviklahendused töökojale. Väga uhke suur hoone, lähme vaatame, mis lahendusi meile pakutakse, sellepärast meil on puudu autotõstukid. Kutsu kinni. Tere tulemast! Tere! Astuge edasi. Nii. Tere, Viljum! Tere, väga meeldiv näha. Väga meeldiv näha tõesti, et vaatasin väljast ilus uhke hoone. Mis siin sees kõik peidus on? Kas me saame täna väikse ringkäigu? Saame, ma arvan, et võime kohe alustada, siis ma räägin jooksvalt. Tehniliselt meil toimub ühes selles suures hoones ka väga palju erinevaid tegevusi. Põhiline tegevus on tegelikult autotöökodade varustamine, nõustamine, projekteerimine, kõiksugu töö sellel alal nii-öelda. Ja siis me tegutseme nii-öelda autotöökodadega siis 4 valdkonnas. See on keretöökoda, värvitöökoda, remondi hooldustöökoda ja siis nii-öelda pesule ja detailing. Ja igas selles valdkonnas või siis tandril nii-öelda me pakume 6-sammulist terviklahendust, mis koosnebki siis töökoja projekteerimisest,
seadmete tarnimisest, noh, kõik, mis selle ehitamiseks ja supportiks vaja läheb, sinna alla läheb ka koolitus ja nii-öelda after support, eks. Ja siis selle kõige kõrvalt, mis on meie põhitegevus, siis me ka restaureerime kauneid vanu autosid. Eelmine kord, kui ma siia sisse astusin, kui ma teil külas käisin ja esimest korda, siis ma vaatasin ka, et nagu, mis siin toimub nüüd. Et see nimi Benefit, kus see nagu tulnud on ka? No see tegelikult ongi, ütleme, tulnud sellest, et me alustasime 1990 omadega ja siis me alustasime avariiremondi töökojana. Ja noh, Benefit ka siis sellest, et tuleb meie juurde, siis see tuleb beneficial, eks ju. Auto saab parandatud. Ja sealt kõrvalt me oleme tegelikult teinud nüüd juba üle 30 aasta vaikselt natukene nokitsenud seda restaureerimist, asi hakkas hobist, eks ju meile. Ja see vaikselt hakkas niimoodi kasvanud, küll olid mingid tuttavaid Soomest, kes lasid oma autosid siin korda teha meie juures. Ja kui me kõrvalt saime siis ehitatud ka nii-öelda koolitustöökoja, kus me saime inimesi välja õpetada, et sealt me hakkasime vaikselt autosid nokitsema, nüüd see muidugi natuke suuremaks kasvanud, küll siin on oma autosid, klientide tehtud autosid, mis on talvehoius. Jah, kui me siit edasi tohime piiluda, siis siin toimub ikkagi väga põnevaid projekte ja nagu see on ikkagi, ma ütleks ka, et ikkagi väga autotöökoda. Jah, see on hea koht, kus natukene nagu näidata ka oma oskust, eks ju. Et kuna me tegeleme nende autotöökoja seadmetega, siis me saime endale ehitada, me 2020 kolisime siia täitsa uude hoonesse Kalda tänavalt ära, siis me saame näidata enda restaureerimistöökojas kõiki seadmeid, mis me ka nagu müüme ja paigaldame ja kuidas need näevad siin, ma ei tea, kenad välja ja kuidas neid kasutada kõike, seda me reaalselt kasutame ka neid. Et näiteks siinpool 2 autot, mis meil on olnud pikalt juba tegemises, küll nad on vahepeal olnud pausil ja siis tehakse edasi, aga need on sellised väga nagu rariteetsed ja väga keerulised autod, mida restaureerida, et neid päris selline ükskõik, mis tööriistaga ei saa teha, eks. Saame nendest autodest ka lähemalt rääkida või need on sellised secret projektid või? Ei ole kui kiirelt üle käia? Ei ole secret projektid. Vello. Restauraator meil. Vello, kaua sa Alfa Romeoga tegelenud oled praegu? Kaua see on töös olnud? 6 aastat on see. 2016. 10 aastat on seda juba nokitud. Noh, ta on vahepeal olnud pausil, eks ju. Praktiliselt 5 aastat seisis. Jah, et vahepeal, see on siuke... No siis ta oli Riias veel. Jah, et ta on siuke nagu pikad rahastused, pikad projektid, eks ju. Et vahepeal saab rahastus otsa või võetakse ära, siis ta natukene seisab ja siis tuleb jälle kuskilt peale, siis omanik laseb seda edasi teha. Sellised Alfa Romeod on maailmas ikka väga vähe. Ja kuna neid autosid on nii vähe tehtud, siis Vello põhimõtteliselt teeb piltmaterjali pealt käsitsi seda autot. Pleki tüki haaval niimoodi? Põhimõtteliselt, jah. Väga raju. Et kuna seda autoga ühtegi joonist ei ole. Et kuna neid autosid on lihtsalt nii vähe, siis isegi kui mees Alfa Romeo tehasest kõige vanem spetsialist tuleb siia, siis ta ütleb, et noh, mingid joonised, mingid pildid on olemas, aga... See auto on täiesti erinev, neid on 6 tükki maailmas. Aga see on täiesti erinev, see on pikem, eest tagant kõrgem. Uste ja akende süsteemid on kõik on teised, nii et see Alfa peaspetsialist, kui valmis teete, siis kõik on õige, selle analoogi. Nii nagu teete, nii ongi õige põhimõtteliselt. Tähendab, see Mussolini, mis on nagu malliks seisunud, see müüdi möödunud teisipäeval 3 miljonit. RM Auctionis, ma sattusin kogemata lehekülje peale, vaatasin Price of Day. Väike 3 miljonit. Nii et ei oleks osanud oodata sükest asja siin näha tegelikult, päris äge. Ja kõrval on üks vanem Maserati. Ka pikemat infot nende mõlema kohta saab meie kodulehelt lugeda ja see oli samamoodi, natukene aega oli pausil, siis omanikul tuli jälle natukene raha peale, siis me loodame seda nüüd ilusti lõpuni teha, aga need on mõlemad väga keerukad projektid, mida nagu teha. No ilmselgelt ühel autol polegi üldse tükke maailmas olemas, et kui ise pead kõik tegema, pead ise kõik tegema, jah. Päris hull. Meil on siin siuke väike koolitusnurk nii-öelda pesula ja detailing poolele, kus meil on siis Koit Saar, meie ülimalt andekas detailer. Teeb siin igasuguseid koolitusi ja puhastusi ja asju viib läbi, ja tema, kuna meie oleme ka McQuaresi maaletooja, siis Koit on selle esindaja ja siis teeb inimestele koolitusi selle. Okay. Aga ettevõtted nüüd, kes näevad seda videot, tahavad ka töökoda arendada, siis saavad teie poole pöörduda ja küsida erinevaid küsimusi, koolitusi, kõik asjad? Ja täiesti vabalt. Et meil on varem ka olnud see, et inimene tuleb täiesti ukse taha
ja ütleb, et oleks koolitust või et nüüd mul on vaja abi, ma ei tea, keretöökojaga, eks ju. Seda on ka täiesti, me võtame kõik nii-öelda requestid vastu, vastame kõigile hea meelega, benefit.ee kodulehel saab meiega ühendust võtta. No ja meil oli ka mure selles mõttes, meil oleks ka ikkagi uude ilusasse uhkesse garaaži vaja nüüd tõstukeid. Meil on ka ladu olemas ja tõstukid ka koha peal, ma sain aru või? Siin on meil tegelikult suur laopool, kuhu nii-öelda tavaliselt me kedagi väga vaatama ei lase. Ahah, täna erakordne vampiiro ja jälgijatele võimalus vaadata. Et siin on nagu väga paljud need tooted, millega me oma tegevusaladelt töötame, on siin koha peal olemas, et ei ole ainult siuke kena fassaad või on taga ka päriselt kaup olemas. Jaa. Nii, see kaup võibki meil juba olla või? Ma vist nagu tunnen natuke värvide järgi ära. See on sinu kaup. Et põhimõtteliselt visataksegi tõstukid peale ja enda juures võtame need vastu ja siis põhimõtteliselt hakatakse neid paigaldama järgmine päev. Jah. Nii et kuule väga äge, ma ei tea, aga tõmbamegi siit otsad kokku ja lähme siis meie juurde ja vaatame, kuidas need tõstukid püsti saavad ja siis mehed tulevad, räägivad juurde ka veel, et miks just need tõstukid on head ja miks selline valik. Aga aitäh teile! Tänud! Kuule, mis sa nende riiulitega mässad? See on lastel. Siin on see õigete meeste pusle. Meie ei pane neid. 2 tõstukit. Paneme püsti ära, kuule. Teeme meestele üllatuse, et tulevad on juba valmis. See ei ole nii lihtne ju. See näeb siin ikka professionaalid. Ei ole jah, ma teen nalja siin, et las oma ala spetsialistid tulevad ikkagi Benefitist, panevad need üles. Muidu me paneme viltu ja ma ei tea eri kõrguse peale ja ilmselt keegi meist jääks posti alla ka. Punast värvi on reiskaar ju? Reiskaar. See ongi reiskaari tõstuk. Aga sellest räägime homme siis, kui spetsialistid tulevad, et üks on tavakaar ja teine on reiskaar. See on reiskaar. Tegeleme me siis laste asjadega edasi, paneme need laste pusled kokku. Siin on palju neid puslesid kokku panna. Karl on ise inseneerinud need pusletükid siin, et siin on mingisugune geniaalne lahendus, et need riiulid saab siis veel seina külge siduda, et ta ei kõiguks ja riiuli ühest vahest siis tuleb välja ka laud ja siis neid ülemisi ei ole, jah? No pärast näha, kui me ühe kokku paneme selle. Jah, paneme siis ühe kokku, seda on raske visualiseerida, et seal on see perfovärki ka või kuidas seda kutsutakse, et saab sinna riputada asju. Perfosein. Perfosein. Sinna peab neid klambri lastma, sa saad oma tööriistad sinna ära organiseerida, saad 5S-i teha. Paco ja Porsche kõik tööriistad paneme sinna. Kas sa tead üldse, mis 5S on? Ei. Ei tea või? 5S, Audi S5 või? Ei, kas te Forsis ei teinud 5S-i või? Mis te tähendab? See on töökultuur. Töökultuur? No korras hoid, asjad peavad organiseeritud olema, sildistada oma tööriistad ära, siin on see... Jah, nüüd siin garaažis tulebki, jah? No võt. Jah, kõik meil tuleb 5S-i. Ja riivli peal tuleb ka 5S kõike. Paatsildi. No ma nii peeneid nimetusi ei tea, tänapäeval on iga asja jaoks mingi oma kuradi nimetus. Ja kõige tähtsam on see, et me praegu oleme nagu ikkagi mutiaugus siin. Meil need valgustus on siin ikkagi kesine ja ma vaatasin neid videoklippe läbi, et see annab tunda ka video kvaliteedis. Aga see mure ka lahendatud, et kui homme ja ülehomme pannakse tõstukeid, siis nädalavahetusel saame Esvika meestega siin LED-lampidega möllata. Niimoodi, et me saame selle toa ilusti särama ka ja siis läheb video kvaliteet ka paremaks, et ei ole nii piksline. Kas Karel hakkab ise ka elektrit tegema? Ei, mina ei tee. Mina selle tõstukiga lae alla ei sõida ja mina elektrit ei näpi, sellepärast elekter mind ei salli. Ma saan surtsu. Aga vead seda Pepi Oti kaablit meil siin lahe? Ma olen see järelkontroll töödejuhataja abimees, et toon neid tööriistu kätte ja filmin. Okei.
nüüd saab panna nii palju asju riiulisse. Hoia mütsi, piip ja prillid. Need lähevad veel seina külge kinni ka. See on see Karli disainitud, ta ei julge lähemale tulla, vaat. Põgeneb see. Karli disainitud 2-1 riiul töölauaga. Perfo seinaga. Noh, päris äge. Aga nüüd ongi sportauto poole peale on nagu 2 lauda, tähendab, et siin tavaautot nagu peavad ühe lauaga hakkama saama. Jah, sul on... Miks nii? Ei no seal ehitatakse autosid. Siin hooldatakse või? Siin hooldatakse. Sul ei ole väga palju asju laua peal panna. Okay. Seal võib-olla on vaja panna. Ajud laiali laotada või käigukast. Okkab pihta. Käigukasti jaoks on eraldi vanni, vaata, see õliga ära voolab, siin on vaja laua sisse ära pool teha. Uus disain. Teeme augu. 3.0. Et autole üldse hooldust saaks teha, on selle jaoks tarvikud vaja ja meil on niisugune äge pikaajaline koostööpartner nagu Trodo olemas. Trodo.ee kehtib ka Vampiire sooduskood ja sealt saab osta oma 4-rattale ja sõbrale hooldustarvikuid, elementaarsed asjad, filtrid, piduriklotsid, kettad, kõike leiab tegelikult sealt ja leiab nagu raskemat tehnikaid ka, tandempumpadest, piduri supportideni, ma arvan kõrgsõrupumpadeni, pihustetini, you name it, nimekiri on pikk ja tegelikult on väga lihtne kasutada, lööte auto registreerimisnumbri sisse, valite sobivad tooted, mida teil just parajasaku vaja on, panete ostukorvi, kasutavad Vampiire sooduskoodi ja kõik asjad, mis mahuvad pakiautomaati, saadetakse teile tasuta koodiga ja kõik üle 50 eurosed ostud saavad selle koodiga veel lisaks 5 eurot alla ka. Nii et tasub kasutada, trodo.ee lingid leiab kõik alt, et saaks hakata uute värskete laudade peal õliga mökerdama. No nii, käes on uus hommik, Benefitist eksperdid on kohal. Tervist. Et mis see game plan on siis? Kuidas näeb välja üks tõstukite paigaldus? No tavaliselt tuleme, vaatame siis selle koha üle, hindame olukorda, vaatame, kas põrand vastab ilusti. Kui põrand vastab nõuetele, mis see tähendab? See tähendab seda, et põrand oleks piisavalt paks, sest üldjuhul võib olla, et on mingi nõukaajast mingisugused pehmed betoonid. Kas siin võib oht olla, et ei ole piisavalt paksust? Ei usu, see on ikka tänapäevane betoon ja see on tõenäoliselt mingisuguse kiudbetoon, et see vastab see C2530 betooni tugevusklassile. Okei, mis see miinimum olema peab siis, et ankru jaoks või? See paksus? Nüüd oleneb jälle tõstukist, et meil on siin 2 erinevat toodet. Üks toode nõuab 25 betooni paksust, teine nõuab siis meil vähemalt äkki oli 10 või. No vähemalt ühe saab kindlalt panna. Ühe saab kindlasti. Ei no loodame, et mõlemad saab. Ei, saab ikka. Seal on ka teisi väikseid suhteliselt nüansse, et kui kiilankruga panna ei saa, siis saame panna keemilise ankruga, et see annab natukene mängimisruumi meil. No põrandad võime rääkima teie jaoks spetsiaalselt ka. Väga hea, mugav on. Aga nüüd oligi see ka, et tõstuki paigaldus, see asukoht on ka ikkagi tõstukili väga oluline, kui kaugele, kuhu ta jääb. Kuidas nagu sellele inimesed lähenevad või mismoodi see üldse välja näeb? No, lähtume tavaliselt ikkagi tootja juhistele, et seal on ette antud referents, et kui kaugele, millise vahega saab selle tõstuki panna, et kõik sellised asjad on tegelikult kirjas. Ja muidugi tegelikult paneme selle tõstuki paika ära ja siis saab ka nii-öelda loomkatse teha, et auto vahele ajada ja siis... natuke mängida või? Natuke saab mängida. No ajame selle pika ninaga paetanise sisse, siis meil ongi süsteem, et Karel kunagi Forsi aegadest mäletab, et tal oli jumala hea siuke vahe siin laua vahel, et ma ei tea, 1,5 meetrit, et sai täpselt asju tõsta. Vaatame, kuidas see välja näeb ja siis saab selle tõstukiga ilmselt mängida selle kaugusega ka kaugusega seinast jääb, on ju? Jah, täpselt. Ja siis selle teise tõstuki paneme enam-vähem selle järgi, sellepärast see üks on siis sportautode jaoks. No kõige lihtsam ongi, jätame sulle paetuni siia ühe tõstuki vahele, siis teisega sõidad niimoodi sisse, nii nagu sa tahad. Ja, siis vaatame. Selle järgi saame jälle panna sulle selle teise tõstuki paika, et kui sul on üks projekt siin käsil, siis see ei sega sul teist. Kõik tuleb läbi mõelda? Kõik tuleb läbi mõelda. Ja siis on vool? Vool on ka, jah. Kui seda ei ole, siis selle tekitame. Tekitame, jah? Võetakse juhtmed kaitsme kilpi ja... Täpselt. Mina ei tea. Meestel on kõik selge, tundub, et asi on lihtne.
töö käib. Paeton on sisse aetud, see on see referentpunkt. Sellepärast Paeton on üks päris pikk auto. Näiteks Karli 7. seeria BMW on ka üks pika ninaga auto. Siis selle järgi enam-vähem paneks paika selle kauguse. Sellepärast, kui see tõstuk ühe korra siin maaküljes kinni on, siis kui keeruline seda liigutada on pärast 10 senti? Võtab aega. Võtab aega, jah? Võtab aega. Et see on üks oluline koht praegu siis, jah? Tõesti, jah. Nii ta on, et lihtsam on praegu ära katsetada autoga ja see referents võtta selle auto pealt, et siis juba täpselt teada, et aga kas see kuidagi ette teistest nagu töökodades neid panemas, kuidas siis seal nagu on? Kas inimesed ise nagu ütlevadki või? Igal töökojal on nii-öelda välja kujunenud siis oma siuke layout, et seal on juba tõstukid eelnevalt olemas olnud, siis selle järgi juba pannakse, et kuidas auto on ja harjumused ja kõik asjad, seal mängib nii palju asju nagu rolli. Aga kui on täiesti tühi töökoda, siis seal on ikkagi juba käedis tegelikult kõik välja joonistatud, et kui kaugel asi peab olema. Meil on ka käed tegelikult mingi joonis, aga see selleks, me paneme siin selle järgi. No Karel lihtsalt omal ajal mäletab, et jah, peaks olema sellest töölauast täpselt niimoodi, et on nagu saad hästi tõsta. Et kui me teame, kui see Paeton on natuke justkui tundub liiga lähedal, siis teised autod on nina poolest lühemad, siis sa võib-olla pead siuke pool sammu tegema siit, hops. Et umbes niimoodi ta vist kuidagi võiks jääda nüüd, aga ma ka täpselt ei tea. Loodame, et väga pange ei pane sellega, et peab lihtsalt laua lühemaks saagima. Noh, üks päev hakkab õhtusse saama, et see tõstukite paigaldus on ikkagi, ma ütleks, et mõttetööd ja mõõtmist on rohkem võib-olla kui päris füüsilist tööd, et siin nagu läks aega jälle, et paika panna. Ja tõstukid on tõesti erinevad. Üks on siis Rotary ja teine on Stenhoive. Mõlemad on ikkagi väga kvaliteetsed brändid. Ja miks nad erinevad on tellitud? Seal on mingi suvakotlett. See ongi, vaata, see on hallmetallik diisel, tavaline tööloom. See ikkagi punast Italiano lõhna on siin, see on Ferrari, see on sportautode värk, vaata. Aga võib öelda tõstuki maailmas ka, et see ongi nagu popim ja kvaliteetsem kui see hallmetallik diisel. Ma päris ei julge niimoodi väita. Ei julge väita? Karel väidab nii, et see on punane tähendab ikkagi reiskaari värvi, see tähendab kiiret värki, kuigi tegelikult on vist statistiliselt ka tõstab aeglasemalt. Aga see on täpsem. Vaata, see ongi siuke, ma ei taha öelda ligati-logati, vaid see on nagu siuke nagu tööloom, aga see on täpne. Sellega saad nagu timmida millimeetri täpsusega auto kõrgust näed, et panna samamoodi laserloodiga mootorid paika või mida iganes. Seal on oluliselt vaiksemalt laseb alla selle. Vaiksemalt, ma räägin ikkagi, see ongi üks on Ferrari ja teine on siis ütleme, et Hyundai. Või ma ei tea, mis ta on. Ja ma ei tea, kui üles ära saab, siis räägime rohkem erinevustest. Ja miks ma, selles mõttes, miks ma selle valiku tegin? No jätame saladuseks, ma pärast räägin lõpus, aga ma kohe ei hakka kõik ära rääkima. Aga kumba tõstukit on lihtsam paigaldada? Seda. Kumb on populaarsem Eestis? No ütleme viimase 5 aasta jooksul neid halle ikkagi vasta. On populaarsem?
Okei, mis me neid mehi segame, las nad saavad tööd teha, saab ühe päeva õhtusse postid püsti panna, siis on ülejäänud see nokkimine. Homme on nokkimine ja elekter. Elekter ja siis võtame kokku. Oota, te tulete homme ka 2 auto ja bussiga või? Võib-olla tulen üksi. Üksi? Jah, et ma ütlengi, et oleks selles mõttes, et ega me oma autosid ikka enne esimesena ei tõsta, et need tööautod pannakse tanki ja siis oleks saanud võidu teha. Üles alla. Aga vaatame, äkki me saame teha seda ikkagi homme. Nüüd saab postide vahel käia siksakki ja 8 ja valmis. Valmis. Kui keeruline objekt oli? Tegelikult ei olnud. Aga aega ikkagi võttis. No, ma vaatan, nokkimine on enamus aeg, need juhtmed ja mingid asjad ja... Raske raud läheb ruttu püsti, jah. Aga kuidas neid testitakse nüüd? Ma oma autot ei julge küll esimesena tõsta. No, proovime siis enda omaga. Kas teie need tööautod ongi need testtammid või? Just. Ja me teeme täna siin tandem tõstmist, nagu driftis on. Vaatame, kumb tõstuk on kiirem siis. Teeme ära, aga pidulik osa ka. Te tõmbate ise neid klepse maha või saavad kliendid tõmbata ise? No tõmba sina. Vaata, pidulik osa. Näe. Nüüd see. Vaata, kui laevadel lüüakse seda mingit sampuse pudeleid vaata vastu nina. No sul üleval on, tahad ma toon? Ei hakka läbustama, aga ma küsingi, mida tõstukitel tehakse siis? On mingi traditsioon? Ei olegi. Ei ole või? Kuule, peab mõtlema. Tõmba 2 sõrmega Davoti triip lihtsalt peale. Pakkuge, kommenteerige all, mis võiks tõstuki ristimiseks sisse olla? Oi, naeltega või? Pika bussiga on ikkagi siia nurka natuke manööverdamist, aga see ei olegi mõeldud busside jaoks. See on meile sportauto jaoks mõeldud. Driftiauto kodu saab sellest. Aga näed, mahub ka ikkagi pikk Mersu Viano vahele. Mis asi see on? Vito on seal, ei ole Viano ikka vist. Vito või? Vito või? Ei tea, ei saa nendest uutest autodest aru. Vaata, üks mees tegi ikka lihtsa valiku, vaata, see käpad algvahe ja agan minna vaata. Ei tea jah, vaata, üks mees nagu ei tea, kas ta valis strateegiliselt õige tõstuki, et ta teab, et see on kiirem. Kuidas te ise teate, et kumb kiirem on? Tegelikult ei tea. Ei tea või? Mina tean, kumb kiirem on. Ma ikkagi võrdlesin tõstukeid kiiruse poolest ka, aga jäägu see siis üllatuseks. Kellele panused paned? Ma ei saa öelda. No nii, mehed on positsioonidel, jah? Ma ütlen siis 1, 2, läks! Vaadake, need on võidu tõstmine. Hyundai võidab praegu, või tähendab Hani. Äkki selle mehel lihtsalt kong on asju täis. Oleks pidanud enne ära kaaluma. Oleks pidanud ära kaaluma, jah. No ega vaata, sportauto remont võtabki aega ja kõik särk. Ei tasu kiirustada. Ei tasu kiirustada, täpselt. Rahulikult, tasa ja targu. Aeglaselt sõuad, kaugele jõuad. Aga see oli teada, et see on aeglaselt. Nii et tõstukite teist on ka nüüd tehtud.
kas päriselt igas kohas tõstate oma bussiga üles? Ikka. On jah? Ikka esimese tõstad ja minna bussiga. Päris hea, siis saad ise autol hooldused asjad ära teha kõik, vaadata, mis veel kus koliseb. Üldjuhul me lõpetame paigalduse suht õhtul, et siis kedagi ei ole, et siis teoreetiliselt saaks. No väga hea, täna on reede õhtu, autod jäävad siia tõstuki peale, me läheme nüüd siis head paremat sööma ja jooma ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Ma lubasin selle saladusega avaldada, et mis on 2 tõstuki vahe, nagu miks ma nii valisin. Tegelikult ma ei tea, vaata, otseselt seal mingit ei olnud. Lihtsalt spetsialistid seal Benefitis pakkusid, et nii võiks hea olla, et üks on siis nagu töö tegemiseks ja teine on selline sportautode jaoks. Et mis see kruvi, või mis nende nagu suur vahe, kui ütleme, et võrrelda? Ütleme niimoodi, et üks on siis elektrohüdrauliline, töötab hüdraulilisel jõul, elektrimootor, mis ajab elektripumpa ringi, tekitab surve, selleks on tõsta silindrit siis. Teine on meil siis kruvitõstuk, elektrimootor, rihm ülekandega ja tõstab kruviga. Okei. Üks oligi nagu aeglasem? Üks on aeglasem, jah. Et sellega on võib-olla natukene mugavam mingid mootorid maha võtta või midagi sihukest. Et sa saad teda täpselt klõpsutada siis paika, muidu teine võib lukku minna ja tuleb liiga ropsaki alla või? Jah, vastavalt sellele, mis kaal tal peal on. Aga veel, kas on mingisuguseid eripärasid või? Kumb nagu on siis hooldevabam või? Hüdrauliline. On hooldevabam. Kruvikas tahab natuke rohkem tähelepanu. Jah, seal on rihmülekanne vaja kontrollida rohkem määrdepunkte on rohkem. Liikuvaid osi rohkem. Jah, hüdraulilisel on lihtsalt liugpinnad üldjuhul ja siis on vaja kontrollida balansseerimist, rossid ja sellised ohutusasjad. Aga hinnavahe on ka ikkagi. Kruvikas on jällegi, ma ütleks, grammi jagu vist soodsam täna või? Jah. Tegelikult vist üldse Stenhoil on üldse praegu selline kampaaniaperiood, et seal ongi hinnad natukene madalamad. No jät, kirjutage Benefitiga teil tõstukit vähe, siis teile soovitatakse ja seal valik on selline lai. Eks ma tean seda autoremondi maailmast ka, et see ongi Android, iPhone, BMW, Audi, ma ei tea, mis neid veel on, ilmselt tõstuki maailmas ongi kruvikas ja siis hüdraulikas. Aga kumba nagu Eestis rohkem leidub? Teate, oskate öelda? Tegelikult on seinast seina. Täpselt nii, nagu keegi on kunagi kokku pannud selle töökoja endal, et mingi töökoda on, kus on puhtalt ainult kruvitõstukid ja siis on hüdraulilised. No täna on nii aru saadud, et hüdrauliline hooldada ja üleval pidada on natukene soodsam, et siis on nagu hüdraulilise peale üle mindud. No kuule, ma ütlen, väga töö on tehtud tegelikult, aitäh Benefitile ja tõesti professionaalidele, kes 2 päevaga panid siin tõstukid ülesse. Kõik on väga kvaliteetselt pandud, et siia on isegi silikoni ümber postide pandud ja tõmmati newtonmeetriga kinni ja ilmselt see on kohustus teil ka seal ettevõttel. Näeme teiega juba järgmine päev, sellepärast see ei ole veel läbi ju. Nüüd on vaja valgust ka panna, siis näeb neid ilusaid tõstukeid siin säramas.